radio.tre.ee. Tere õhtust, Tre Raadio soovisaate kuulajad. Kell on saanud 19 ja meil on täna õhtul külas siis Mari-Liis Aasmäe. Tere õhtust. Tervist, tervist. Kuidas läheb, Mari-Liis? Väga hästi läheb. Oled siin siis sellepärast, et sul on uus lugu väljas Kevadel ja äkki räägid sellest loost natukene, et mis on selle loo puhul uut, ütleme, et soundid on natuke teised ja... Lugu on jah täitsa uus selles mõttes, et niisugune väga kevadine lugu ja valmistada koos Vahur Valgmaaga. Ja remixi on loolis teinud seekord üldse IMDb, et kui kõik varasemad lood on olnud koostus Whirliga, siis nüüd ma natuke katsetan teisi stiile ja natukene inimesi. Ja sobib väga hästi minu meelest, et kõlab väga hästi, aga muusikast üldse, kas sa ise ei ole mõelnud mingi laulude kirjutamise peale või sõnade või midagi? Olen küll selles mõttes, et kõik need lood, mis ma praegu olen oma projekti alt andnud, pooleni ma enda kirjutatud. Et sõnad on, ütleme siis... Sõnad, viis kõik. Et need on kõik meil koos Whirliga tehtud, et ei saa öelda, et ainult mina olen teinud, ei saa öelda, et ainult tema on teinud. Aga see on viimane see Kevadel lugu? Kevadel, nüüd see on esimene lugu, milles tegi täies ulatus Vahur Valgma. Et see oligi selle jaoks, et lihtsalt nagu natukene vaheldust oma käekirja saada, et muidu ise tundsin lihtsalt, et kõik lood on natukene liiga sarnased, et tahaks midagi natuke teistmoodi. Okei, aga natukene su varasematest tegemistest ka, et ei saa me üle ega ümber ka ansamblist Dynamint, et kuidas sa sinna sattusid? Räägime üldse, hakkame otsast peale, et kuidas sinu muusiku tee üldse algas või laulja karjäär? Muusiku tee? No ma alustasin laulmisega hästi noorelt, 5-aastaselt ja sealt hakkas pihta ja laulustuudiod ja muusikakoolid ja kõik. Ja siis kunagi, kui ma olin vist 13-14 äkki, siis oli üks niisugune konkurss Tartus nagu Halle otsib superstaari. Sealt ma võtsin osa ja siis sealt pandigi kokku tegelikult Dynamint. Ehk siis läbi konkursi ja ega ma ette ei teadnud, mis saama hakkab. See, mis saama hakkas, seda võib-olla mõned juba teavad. Asi läks väga kenasti käima. Ja siis me tegime bändi kuskil 3-4 aastat. Ja nüüd siis oli väike paus ja nüüd olen tagasi. Solo karjääriga? Jah. Aga küsin korra siis kõrvale või mis sellest teisest laulust üldse saanud on Daisy? Daisy laulab. Temaga ikka suhtlete ja kõik? Jaa, muidugi. Daisy minu teine pool, selles mõttes me suhtleme väga tihedalt ja ta laulab ikkagi, ta laulab rohkem kui mina tegelikult, ta õpib Georg Otsa muusikakoolis klassikalist laulooperit siis ja tegeleb laulmisega igapäevaselt. Aga tuleme tagasi sinu juurde, et mis sinu plaanid on tulevikus ja ambitsioonid, ütleme siis selles muusikamaailmas, et kuhu sa jõuda tahad, on sul mingid eesmärgid ees, et tahad võib-olla välismaale või Euroopasse või kuhu iganes saada suuremaks staariks kui ainult Eestis või mis su plaanid on? Minu plaanid on sellised, et tahaks laulda hästi palju kindlasti ja esialgu tahaks siis teha palju häid lugusid, tahaks kindlasti plaadini jõuda, tahaks jõuda Eesti rahva südamesse ja siis juba saab natukene kaugemale mõelda, et ambitsioonid on mul tegelikult kõrged, et ma olen selline inimene, kes tahab järjest rohkem, et kindlasti ma ei mõtle seda, et ma teen nüüd paar lugu ja ma jään niisama olema, et kindlasti tahaks läbi laulmise teha teistsuguseid selliseid meediaalad asju, võib-olla mingit saatejuhindust ja raadio ja kõik selline, et saaks neid asju vahel siduda kuidagi. Okei, aga kuulame vahepeal muusikat. Tre Raadio soovisaade jätkub 103,2 MHz Raplamaal ja Kesk-Eestis ning radio.tre.ee üle kogu laia maailma. Meil on stuudios Mari-Liis Aasmäe ja kellel on ilmunud äsja uus lugu Kevadel ning eelmises intervjuu osas sa siis rääkisid, et sul on plaan album välja anda, on mingit mõtet ka, et millal see võiks tulla või? Ütleme nii, et plaadimaterjalist tegelikult pool on praegu olemas, et kuskil 5-6 lugu on juba sellist kindlat oma lugu. Et ütleme nii, et kiirustada ei tahaks. Et kui nüüd kuupäeva ma ei julgeks veel anda, aga kindlasti, ütleme nii, et kui läheks hästi kõik ja suvi oleks hea ja produktiivne, siis äkki juba talvel näiteks jõuluajaks saaks kindlasti äkki plaadile välja anda. Aga sa plaanid seal, ütleme, katsetada veel mingeid teisi stiile lisaks sellele, mis sa praegu teinud oled ja see uus lugu või jääb kõik, ütleme, sinna piirkonda rohkem? Ma arvan, et stiil jääb ikkagi samaks, mis ma praegu tein, aga ma tahaksin kindlasti teha Vahuriga koos veel mõne loo, kuna Vahur oskab teha sellist hästi erinevat käekirja. Ja samuti tegelikult ma tahaksin kindlasti ühte duetti kellegi meespoolega. Et see juba toob piisavalt natuke vahendust ja tegelikult ma tegin ka ühe vokaali sellisele lool nagu
Uni ja see oli koostus Planeediga. Et see on üldse dubstep natuke. Yeah. Et ma ei, selles mõttes ma katsetan, mulle meeldib proovida erinevaid asju, et ei ole kindlasti seda, et ma võtan ühe ja hoian nüüd ühes asjas kinni, et vastupidi, et tahakski leida enda jaoks ja teiste jaoks siis selle, mis nagu kõige paremini toimiks ja inimestele meeldiks. Okei, seda on ainult tore kuulda ja mitmekesisus kindlasti tuleb kasuks. Aga kuidas on esinemistega viimasel ajal, et ei ole sind ammu lavalaudadel näinud, et kas ja kus on midagi tulemas, oskad sa praegu öelda? Esinemistega on, ütleme nii, et nagu on ja nagu ei ole, et on piisavalt tegelikult selles mõttes, et tegelikult ma plaanisingi nii, et kuna ma olin eelmise suve Eestis ära, ma tulin tagasi, siis ma pidin kõik hakkama nii-öelda algusest peale jälle tegema ja see paus tegelikult, mis vahele jäi, see 3 kuud tegelikult oli päris pikk aeg, et suvin tegelikult just see aeg, kui käia esinemas ja võimalikult palju teha. Ja siis ikkagi aasta lõpul oli kuus ikkagi kuskil 3-4 esinemist, et ma ei ütleks, et see väga vähe on ja nüüd see aasta algus jaanuar on alati selline vaiksem kuu ja praegu moment näiteks see kuu ikka on neid esinemisi, et tõesti 4 tükki võib-olla on isegi ära, et ei kurda. Okay. Ja juba suveks vaikselt ka nagu tiksub, et järjest vahet. Nii, et tööd on, see on hea. Aga sa ütlesid, sa olid ära, et kus sa olid, kui saladus pole? Ma olin USA's ja täpsemalt siis olin 3 kuud Hawaii'l. Oh, ja sa käisid seal seoses oma laulmisega või niisama puhkamas või tööl või? Ma lihtsalt premeerisin ennast, kuna ma lõpetasin kevadel ülikooli ja see kooli lõpp oli tegelikult väga raske, kuna ma töötasin 2 töökoha peal paralleelselt ja lõpuks siis ma tahtsin nii-öelda seda laulurida ja siis ma lihtsalt tundsin, et ma olen väikse puhkus ära teinud ja mõtlesin, et kui ma nüüd ei lähe, et siis äkki ma ei jõuagi ja kogusin raha ja läksin Hawaii'le, et selline tudengiprogramm on hästi lahe student tööprogramma. Siis läksin koha peale, otsisin tööd, töötasin tegelikult aktiivselt 6 päeva nädalas, siis ülejäänud aja kõik reisisin ja vaatasin ringi ja lõpuks tegin väikse tripi veel natuke USA-le peale ka, et käisin siis New Yorgis ja LA-s ja Las Vegas, et tagasi tulles, jah. Ja mis mulje see USA jättis sulle siis, kui sa selle tripi tegid, et kas see vastas su kujutlustele, mida sa olid filmides võib-olla näinud või inimeste käest kuulnud või oli see ikkagi natuke pettumus või pigem vastupidi ületas su ootusi? No ma arvan, et kuna ma olin Hawaii'l, siis see saab pettumus olla. Jah, seda kindlasti, aga... Et oleks ma võib-olla tõesti läinud ja, et kui ma oleks ainult New Yorgis 3 kuud on, siis vaevalt ma nii vaimustuseks olnud, et kuigi ma ütlen, et ma ei oskanudki tegelikult midagi oodata, et pigem on nüüd see, ma vaatan filme ja siis hoopis teise pilgud, kuna ma nagu reaalselt olen koha peal olnud. Ja ei, mina kindlasti ei ole pettunud, ma arvan, et see oli üks parimaid asju, kui ma elus siiani teinud olen, et just nagu silmaringi mõttes ja vaheluse mõttes ja seda oli tegelikult mulle nii väga vaja. Okei, aga veel lõppu küsiks siis, et ütleme su enda ja eraelu selle kohta, et kus sa töötad praegu, millega sa tegeled vabal ajal, mis on su hobid võib-olla, et inimestel natuke see artisti elu väline pool? No, ma olin täitsa tavaline inimene, et mis ma teen? Aga ma tegelikult nagu praegu enamus noori inimesi otsin ma ka tööd, erialast tööd just kuna ülikool sai kevadel läbi, aga tööturg on meil nagu ta on. Ja samas ma tahan ikkagi ka laulmisega tegeleda aktiivsemalt, nii et ühesõnaga ma üritan leida siis aega piisavalt, et tegeleda lauluasjadega ja selle promotöö ja kõigega ja samas teen ka sellist nivin-nabin tavalist tavainimese tööd, musta tööd nii-öelda, sellist ettekandja tööd, et mis on ikka tavaline inimene täiesti, aga ma loodetavasti varsti saab laulmise ja muu toredega juba teinda ja käia nii palju esinemas, et ei ole vaja sellist nii-öelda lihtsamalt tööd teha või siis tahaks lihtsalt leida erialast tööd lõpuks, siis oleks väga lahe. Okei, suur aitäh, Mari-Liis ja edu sulle ja kuulamegi nüüd sinu uut singlit. Võib-olla tahad veel mõne hea kevadise soovi öelda meie kuulajatele, et midagi head soovida? No soovin ikka ainult head ja et siis see kevad oleks selline ütleme nii ruttu soojaks ja oleks kõigil väga mõnus. Seda me loodame kõik, aitäh sulle! Aitäh!